Bemm on teistpidi sees ja täna hakkame aretama sinna sükest asja. See on for racing use only ja sest et see auto ongi ainult for racing use ja see on otse AliExpressist. See maksis alla 10 € äkki. Ma ei mäleta midagi sükest, kuhugi sinna kanti. Ja tuleb siis äge lüliti, mis teeb midagi. Push to start ja 3 nuppu. Ühe nupu järgi paneme siis selle ventika. Selle paneme nupu järgi, siit tuleb mingeid juhtmeid kuidagi leiutada, aretada. See läheb sinna keskele, vaatame pärast kuhu see läheb. Aga siis on räigelt palju juhet. Heat shrink, ma ei tea kus eesti keeles on. Ei tule meelde. Igatahes heat shrink, see läheb kuumaga, tõmbab kokku. Ja need junnid. Ja siis ma Pro Racing Prisma tinutuskolb, jootekolb, mis iganes. Jootekolb. Sellega oli mingit tina ka kaasas, aga igaks juhuks sai üks Pro Racing Prisma tinaga ostetud. Ütleme niimoodi, et päris täpselt pole aimu, kuidas see käib. Midagi oleme uurinud, mõelnud ja proovime selle siis külge panna. Igatahes vahepeal sai nii kaugele, et mis sa tegid? See juhtme. Kris tegi ventikale uue juhtme. Ilusti, see on nagu reaalselt OEM look nagu. Et jookseb siit läbi seina sisse. Vahepeal sai nupupaneelidele plaat valmis ja panime nupupaneelid külge. Siin on kõik laiali, juhtmed, asjad, kõik on praegu laiali. Aga oota, äkki saab sisse poole. Seda ei paista vist isegi, ma näitan korraks. Igatahes selline näeb see praegult välja. Siia läheb siis mass, start ja süüde ja ventikas vist. Midagi läks veel, mis see veel läks? Jah, ventikas, süüde ja ongi. Jah. Igatahes selline ta hakkab välja nägema. Plaan on siuke, et kui süüti sisse lükkad, lähevad punased tulukesed ja kui selle nupu ülesse lükkad, siis siin peal läheb sinine põlema. Siis saab aru, et need niimoodi toimivad. Võid oma tööriista tagasi võtta. Mul siin palju teha ei ole, kaameramees on ka elektrik mitme ameti peal. Ja vaikselt jamame sellega edasi. Kas meil oli veel midagi plaanis? Lähme Mäkki nii kaugel, kui ta jamab. Sa võid tuua meile Mäkki. Mis sa ikka istud siin? Mul on jõle kiire praegu. Soe. Trakuum. Igatahes tegutseme sellega vaikselt edasi ja kui tööl hakkab, siis näitame, kuidas töötab. Jah.
1 week later. Vahepeal on päris mitu päeva mööda läinud ja me ei ole mitte kuhugi jõudnud, sellepärast et need AliExpressi nupukesed ei toiminud. Need lihtsalt ei toiminud. Lükkasid kõrdi nuppu sisse ja tuluke läks siniseks, aga nupp ise ei teinud mitte midagi. Siis sai vahepeal uued nupud tellitud, aga nendega läks nii kaua aega, need ei ole veel kohal. Siis sai vahepeal siuksed nupud, lihtsalt et see asi toimima panna. Ma veel mõtlen, kas ma tahan neid LED-iga nupukesi siia või mitte või jätab need või no igatahes vaatab seda. Igatahes täna peaks selle asja tööle saama korralikult, siis vahepeal sain õli. See läheb sisse, kui me kunagi selle kuradi õlinupu korgikese lahti, õlifiltri korgi lahti saaksime, siis saab õli sisse panna, õlifiltri ära vahetada ja siuke asi on ka igaks juhuks. Ma ei tea, kui vajalik see on, aga vaatab, võib-olla paneme selle vahele. Üks reso on veel kuskil siin igaks juhuks. Vaatame, kas kasutab seda või kasutab ühte väiksemat, see on suht pikk omadega. Ja praegult ma ei teagi, mis gameplan on. Ma sain vahepeal 10K suubi täis, nii et aitäh teile kõigile. Ma veel päris kindel ei ole, kas meil tuleb mingi celebration video või mitte. Seda veel veits mõtleb, seepärast et siin kesklinnas pole väga kuskil burnouti teha. Hakkame pihta. Toimib see leiutis. Toimib. Siukene ta välja näeb siis. Esimesest läheb süüde, teisest läheb mis iganes. Ka süüde. Ja nupust läheb käima. Seda massijuhet veel ei ole sinna ühendanud. Ja selline ta on. Igatahes, kui ta valmis saab, sinna keskele läheb, siis paneme ta külge lõpuks. Saime nupupaneeli külge. Mitte just päris ideaalselt. Siin on järgmise videote kraami juba. Aga vaata, milline ta sees jäi siis. See on vist tulega panna. Igatahes, ma ei tea, see jääb ette. Igatahes selline ta siin on. Paistab ta. Jep. See ei ole veel ühendatud. Siia tuleb ikkagi massijuhe järgi. Ja praegult siis ta toimib niimoodi, et miks ta ei toimi? Süüde peaks sisse minema. Peaks. Aga miks ta ei lähe? No, kui sa paned 2, siis ta... Ei, aga siin all peaks see põlema minema. Igatahes, me vaatame selle üle, aga ta toimib. Praegult on siis, esimene peaks olema süüde, siis on süüde 2 ja siis on see ventikas, mis teeb päris kõva häält, siis ja vaatame, kas läheb käima. Ja töötab! Ja siit saab lihtsalt välja lükata. No, juhtmed on veel siuksed lahtised siin, need tuleb veits timmida. Me ei ole päris kindel, kas see juhe käib kuhugi, aga tundub, et ei käi, aga kui ta juba siin taga oli, siis äkki ta midagi teeb, ma päris kindel ei ole. Aga me vaatame selle üle veel, et äkki sellel juhtmel ikkagi on mingi koht, kuhu ta käib, ma arvan. Jah, no siuke ta oli, ühendus oli tegelikult suht lihtne, pidi leidma nendele need asjad, mida nad teevad. Ja siis need siia taha panema ja siis niimoodi ta toimib. Aga siuke see video oli siis, et kellelgi täpsemalt nõu on küsida, siis Kris vastab teie küsimustele, kuidas see käib. Ma ei teinud seda nii täpselt, kuigi ma sain aru, kuidas see käib, aga ma ei teinud seda ikkagi. Siis jah, järgmine kord on siin eespool, aga seda ma ei näita väga.
see on järgmise video asi, ära näit seda. Ja see ongi kõik siis, et see on nii vana blur ju, nii et see ei pea seda blurrima lihtsalt, ärme näita seda. Ja aga jah, et praeguseks on siis kõik, et like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.